Tervist ka minu poolt. Rõõm on tulla vahepealt Tallinnast ära ja Hiiumaale. Kes mind ei tunne, mina olen Jaak Viilipus, ma olen merendusosakonna juhataja. Merendus täna on siis tegelikult 11 ministeeriumi haldusalas laiali. Mis puudutab siis meie poliitika kujundamise osa, siis meresõiduohutus sellest aastast ka siis merekeskkond on siis koondunud Kliimaministeeriumi merendusosakonda. Ühelt poolt tõesti meile rõõm on muidugi näha, et Hiiumaal nagu meremajandust vaadatakse kui keskkonnapäeval kui ühte osa, mis üksteist mõjutavad, siis tihtipeale meile heidetakse tihtipeale ka ette, et me justkui majandame merd, aga me keskkonnaga ei tegele. Tegelikult ju need üksteist täiesti mõjutavad ja on omavahel väga tugevas seoses ja seda ei tohi kindlasti ära unustada. Mis puudutab siis tänast ettekande ülesehitust, siuke Eesti meremajanduse tulevik, et ma kindlasti ei hakka rääkima strateegilistest dokumentidest, ma pigem nagu tuleks esimeses osas selle juurde, et me saaks aru, mida siis võib-olla see kestlik majandamine võiks tähendada, kuhu me tegelikult merenduses oleme jõudnud natuke siukses suurema pildiga ja siis läheks võib-olla konkreetsemate näidete juurde, kas ja kuidas meil siin lähiaastatel selle meremajanduse arendamisega plaanid on. Et see on võib-olla sissejuhatuseks siuke lühike jutt. Nii, aga ma ei tea, siuke ilus pilt on alati hea panna ette, et mõtestada korra seda maailma temaatikat ja rohepööret lahti, et andke saalist võib-olla käega märku, et kes tahab selle pruuni poole peal elada. Et ei ole, isegi tagumised pingid ei taha. Ehk tegelikult ju mitte keegi meist ei taha selle pruuni poole peal ja see tähendabki seda, et selleks, et see vasakpoolne osa nagu säiliks, siis me peamegi lahti mõtestama, kas ja kuidas ja mida me planeerime, kui me ka majandustegevusi teeme, aga ka kui me keskkonnakaitse teemadele nagu mõtleme, et see peab meil alati olema tegelikult pildina ees. Ja alati on võib-olla siuke küsimus, et mis probleemi me tegelikult siis, või küsimust me tegelikult rohepöördega ka lahendame. Et kas see tegemist on keskkonnaküsimuse, majandusküsimuse või sotsiaalküsimusega. Et õige vastus on tegelikult, et kõik ja ka need vahepealsed osad on tegelikult üliolulised, et me peame kindlasti ju aru andma ka seda, et me ei saa hüpata homme, oleme kõik keelame ära, kõik on ilus kena või vastupidi, et nendel kõigil on omavahel väga tugev seos ja ka tagajärjed, et seda me ei tohi kindlasti ära unustada, kui me seda rohepöörde küsimust nagu tahame lahendada. Me ei saa ära unustada seda keskkonna aspekti, seda sotsiaalaspekti ega ka seda majanduslikku aspekti, ehk need kolm ja kõik need vahepealsed variandid on ka täna ikkagi see, millega me peame arvestama. Sellest ei saa üle ega ümber, et kui me ühele poole või teisele poole kaldu läheme, siis rohepööret või ka kestlikku eluviisi tegelikult ju ei teki. Mis on võib-olla oluline ka mõista, et eriti täna, et kus meil geopoliitiline olukord on ka muutunud, et inimene on ju tegelikult olend, kellel on omad baasvajadused ja need baasvajadused, kas me tahame või ei taha, peavad olema rahuldatud. Ja kui me vaatamegi, et nende Maslow püramiidi kaks kõige alumist osa on siis turvalisus ja samas on ka toit peaks inimesel laual olema, siis ta mõtleb ka kõige muu peale. Et see ongi see, et kui me ei mõtle inimese käitumist ja inimloomust läbi, kui me erinevad poliitika meetmeid kasutusele võtame, siis need ei avalda tulemust. Ehk siis see on see aluspõhimõte, võttes siis arvesse need kestlikkuse 3 aspekti, pannes kokku selle Maslow püramiidi, siis me tegelikult võime mõista ühe või sammu nagu mõju laiemalt. Aga tulles lähme nüüd merenduse juurde ka, et aitab sellest üldisest jutust. Mis on võib-olla megatrendi? Mis te arvate, palju 2008. aastal merevedude kaubamaht oli? Oskab keegi arvata? Tonnides. 8 miljardit. Et laevandus on ülihea indikaator maailma tarbimise osas, et kuna 90% kaupadest veetakse meritsi, siis 2008 oli see 8 miljardit. Mis ta nüüd võib olla? No nii hull veel ei ole, et 12 miljardit.
Ja kui me läheme nüüd ajast tagasi, 1984 3,6 miljardit, ehk siis inimkonna ajalooga me oleme suutnud tekitada kaubamahte aastasadadega, ja näiteks 2008. aastani 8 miljardit tonni, sealt sellest põhimõtteliselt pool oleme suutnud juurde tekitada ja kui vaadata viimast 24 aastat, siis sisuliselt oleme kahekordistanud seda. Ehk siis küsimus ei ole ka keskkonnavaates selles, et laavad muutuvad mustemaks, räpasemaks, saastavad rohkem merd. Nad on läinud nende regulatsioonide tõttu puhtamaks, aga kuna see tarbimine on nii suur ja seda on vaja ära teenindada, siis laevade arv on lihtsalt kasvanud. Et seda me peame nagu meeles pidama. Ja mis võib-olla väljakutsed ka selle rohepöördega on täpselt sama, et me peame ka aru saama, et laevandus fossiilkütuste tõttu on saavutanud oma efektiivsuse läbi ajaloo kõige kõrgema taseme sisuliselt. Ja kui me läheme vähem efektiivsemate lahenduste peale, siis me peame nagu aru saama, mida see tegelikult ka tähendab. Siin on tegelikult ära toodud Dr. Martin Stopford, kes on maailma juhtiv laevanduse analüütik, on teinud sellise kalkulatsiooni läbi, et millest me tegelikult räägime. Selleks, et üks konteinerlaev 18 000 teuga saaks ühe päeva opereerida, on vaja 400 tonni rohelist metanooli ja selleks, et seda rohelist metanooli saada, siis on vaja tervet peaaegu tuulikuparki ja siin on ka ära toodud need numbrid, mida see tegelikult tähendab. Et me peamegi mõistma, mida see tegelikult meile kõik tähendab, et see ei ole nii lihtne. Ja lõpuks me jõuame sinna, et meie tarbimine kasvab, kõik lõpeb lõpuks meres, ja see on juba tänane olukord, et siin ei ole mitte midagi enam erakordset, vaid see on tänane reaalsus. Mis siis Euroopa tasandil toimub? Et positiivne on kindlasti see, et meremajandus kasvab, et küsimus on, kuidas me seda kasvu suudame kestlikult teha. Meretuul Euroopas 2015-2021 326% kasvu, meretransport 29% kasvu, laevade ehitusremont 54% kasvu ja need samad trendid on Eestis ka väga selgelt näha. Meremajandus Eestis kasvab ja ka väljakutsed sellega seoses kasvavad. Tihtipeale me unustame muidugi ära selle, et merealasid on meil peaaegu sama palju, kui meil on maismaalasid. Küll on see, et mere haldamisega tegeleb oluliselt vähem inimesi nii avaliku sektori vaates kui ka tervikuna, aga see ettevõtete erasektori arv, kes merel toimetavad, oluliselt on kasvamas ka. Siin on ka võrdlus teiste riikidega, aga selge on see, et täna 30 aastat toiminud see merede haldamine riigi vaates ei ole olnud efektiivne kohe kindlasti ja väga palju on tänaseks välja tulnud erinevaid probleeme, millega me ka igapäevaselt peame ka tegelema ministeeriumis. Siin ka lühike statistika, kes tahab võib lähemalt vaadata meremajanduse statistika, Transpordiameti kodulehel on olemas, Tartu Ülikool pani kokku puhtalt täna käsitööna kõik ettevõtted, kelle mingi osa moodustas siis käibest merendus, siis need toodi välja ja eraldati siis sellest ettevõtte ülejäänud müügitulust ja selle kaudu siis on need arvestused ka tehtud. Meil on olemas rasketööstus, meil on klassikalised laevaehitustehased, laevaremonditehased, meil on väikesadamad, vesiviljelusega tegelevad, meil on kaubalaevad, jah, Eesti lipu all neid väga palju ei ole, aga tegelikult opereeritakse päris palju Eestist ja muude lippudel on need olemas, see on ka üks suund, millega tuleb kindlasti tegeleda, reisiparlaevadest kõik teavad ja Atlandil käib ka siis tegelikult täna ju kaugpüügilaevadega. Et tegelikult meil sinimajanduse kõik olulisemad sektorid on esindatud, mille siis väärtuspakkumiste kokkupanemisel on tegelikult väga suur potentsiaal ja seda täna ei ole kindlasti riigi tasandil piisavalt veel tehtud, aga sinna suunas me liigume kindlasti. See üks täid näiteid ka, et Estonian Marine Manufacturing Initiative on üks väga hea näide, väga selgelt kontsentreerunud laevandusturgudele, koondab ennast erinevaid töötleva tööstusettevõtted, et need ei ole klassikalised siis merendusega seotud ettevõtteid, vaid seal me võime leida ka selliseid ettevõtteid, nagu on Velvet, kes tegelikult üldse tegeleb disainiga. Sealt võib leida ka Tammer, kes tegeleb uste tootmisega ja siin on ka paar sellist võtme ettevõtted, kes siis teevadki laevade tehnilist ümberehitust. Ja nendel on väga selge kontseptsioon, väga edukalt on nad käima saanud selle ja koos nende eesmärk ongi olnud, et 25 ettevõttes nad edasi ei lähe. Ehk siis tegemist on sellise väga
hea käima läinud miniklastriga, kes täna oma kogu väärtusahelat turundab ja ehitab ka laevu ümber, alates kruusilaevadest kuni siis kaubalaevadeni, nii tehniliselt kui ka siis interjööri ümberehitused. Ja ettevõtted ongi Võrust Valgani ja Tallinnani välja, et üle Eesti, et merendus ei ole ainult ranniku piirkondade teema, vaid maailma mastaabis Eesti ongi üks rannik. Merendusklaster täna on selle aasta alguses loodud, üle 50 ettevõtte juba on sinna koondunud, mis näitabki ka seda kasvu. Käive on ulatub nendel ettevõtetel juba 2 miljardini, ehk siis tegemist on päris suure ettevõtete hulgaga, kes siis täna merendusest tegelevad ja nagu te näete, siis IT-ettevõtetest klassikaliste laevatehasteni, retrofiti ettevõteteni välja, et väga laia ulatusega, et see näitabki, et merenduse vastu huvi on tulemas, ettevõtted näevad siin potentsiaali ja tegemist on ikkagi ka valdavalt ekspordiga, kõik need ettevõtted tegelikult ekspordivad, et Eesti turule tuleb siit väga vähe. Ja see peegeldub ka täna, me jälgime tegelikult 10 ettevõtet igas sinimajanduse segmendis, siin on lihtsalt üks näide ära toodud, siis on see meretööstus. Tihtipeale arvatakse, et meretööstuse puhul on tegemist ainult PLRT-ga või siis Baltic Workboatsiga, tegelikult ei ole. Klassikaliste tehastega on meil veel võimekusi, need võimekused muidugi on erinevad, aga kui vaadata 2019, 2023 käibeid, siis on näha, et kasv on väga suur, kui ülejäänud töötlev tööstus on väga suures languses olnud, siis merenduses on töötlev tööstus olnud kasvus. Ja kui vaadata neid käibekasve, siis need ei ole lihtsalt natukene, vaid 1,5–2 korda selle 10 ettevõtte baasil tekkinud. Siin on ka, ma pikalt selle statistikale ei peatuks, aga mis meil ka suur positiivne on kindlasti on ülikoolid ja ülikoolide panus meremajandusse kindlasti on ülioluline ja see näitabki, et tegelikult meil on see tervik ökosüsteem meremajanduse kasvuks täiesti olemas. Küsimus on poliitika kujundamisest täna, sest avalik sektor väga palju ei ole muutunud 30 aastaga, aga seda me plaanime ka muutma hakata, et me ikkagi merenduses liiguksime edasi. Ja võib-olla mõned ka sellised probleemkohad, ma lähengi nüüd sellesse osas oma esitluses, mis näitabki neid näiteid, mida me plaanime teha. Nagu ma mainisin, siis merendus on mitme ministeeriumi haldusalas ja see killustatus täna on tekitanudki olukorra, kus poliitika kujundamist ülimalt keeruline ellu viia ja me plaanimegi nüüd käivitada merendusreformi, mis siis vaatab üle kõik need kohustused ja vastutused asutuste vahel, järelevalve osad, aga ka kuidas me erinevaid andmeid, IT-süsteeme ja kõiki neid haldame, et vältida siis seda andmete topeltsisestamist, bürokraatiat ja kõike seda osa. Et sellega me plaanime edasi liikuda ja vaatame, kas see lõpuks ka läbi läheb, sest me plaanime seda teha siis Euroopa Liidu rahastuses, et me riigieelarve raha siin ei kasuta. Lihtsalt merenduse puhul tuleb alati tähele panna, et see rahvusvaheline regulatiivne koormus on tohutult suur, see kasvab ja kasvab väga oluliselt. Et kui me täna seda merendusreformi läbi ei vii, siis me oleme valikus, kas me peame ametnike menetlemiseks juurde võtma või me teeme seda asja targemalt ja muudame need protsessid ära ja automatiseerime nii palju kui võimalik. Et siin on hästi palju võimalusi täna täitsa olemas juba. Mere digitaalne kaksik on üks projekt, millega näiteks töötame, ma näen ka siin Hiiumaaga seost, et vaadates, et Hiiumaast Nordwestis merealadel on hästi tihe laevaliiklus, me oleme rääkinud reostustest, siis me tegelikult tahame läbi selle seire ka sellele suunale tähelepanu hakata pöörama, et ühelt poolt parandada seda reageerimisvõimekust, teiselt poolt tehnoloogia arendamine ja tehnoloogiaga eksport, et see ka kindlasti üks oluline teema. Siis Retrofit Hub, et laevade ümberehituskeskus, nagu te nägite, me ei räägi ainult ühest meretööstusettevõttest, vaid need tööstusettevõtted on päris palju. Nad pakuvad oma teenuseid täna üle maailma, aga ka Eestis laiemalt ja see on siis sisuliselt turunduslik kontseptsioon, kus siis riik ja ettevõtted, kuna laevandusturgudel ettevõtted ja riigid konkureerivad, siis koostöös on väärtuspakkumine reaalselt kokku pandud ja minnakse ka sellega välja. Vaatame, kuidas riigieelarve protsessis see tuleb, kuna laevandus sellest aastast või tähendab 2023 alates liidetakse siis heitkoguste kauplemise süsteemiga, mis tähendab seda, et laevandusettevõtted hakkavad siis kvoote ostma
ja selle läbi panustavad seda heitkoguste kauplemise süsteemi. Sealt tekib raha siis ka riikidele ja ka Euroopa Liitu, milles siis neid rohetehnoloogiaid arendatakse ja ka ellu viiakse, siis seesama raha suunatakse siis, mis laevandusest võetakse, suunatakse tagasi sektorisse, et läbi selle siis tekitada siis majanduskasvu, et Eesti ettevõtetel oleks tööd, et ta ei lähe nagu sektorist välja, see on see põhiline tuum ja kuna kõik see on puhas eksport, siis aitab ka üldisele majanduskasvule kaasa. Ukraina väärtuspakkumine on siis merendussektori poolt kokku pandud pakkumine, mida siis plaanitakse rahastada siis doonorriikide rahastusest, sest see on esimene selline maailmas ja sellele täna me otsime siis ka doonoreid, kes siis on valmis siis sellest maksma. Ühelt poolt on see Ukraina aitamine, teiselt poolt samamoodi eksport. Siis suurettevõtete käendusmeetmete erand, see on siis puhtalt merendusele mõeldud. Sellega me täna ettevalmistused käivad, et tulevikus, kuna merendus on ikkagi, või laevandus täpsemalt on kapitalimahukas, siis tihtipeale ongi probleem, et meie kiires kasvus olevad laevandusettevõtted muutuvad suurettevõteteks ja kui nad suurettevõteteks muutuvad, kaotavad nad konkurentsieelise, kuna kõik teised riigid seda erandit kasutavad. Ja me plaanime ka siis selle erandiga välja tulla. Praegu on käimas ka vraki teema, mis ilmselt puudutab ka Hiiumaad üsna tugevalt, et me peame leidma ikkagi lahenduse nendele vrakkidele, kus siis ikkagi veel täna on sees erinevad siis kas kütused, lõhkekehad ja kõik muu. Et me plaanime siis seda Life'ist rahastust taotleda. Vaatame, kuidas sellega läheb. Et aga ettevalmistused käivad. Siis me plaanime tulla välja ka ökosüsteemi teenuste kaaristus. Seda on tegelikult juba osaliselt kaaristatud, aga nüüd me läheme juba sammu võrra edasi ja ka selle hinnastamise mudelite väljatöötamiseni ja siia tuleb juurde ka siis digikaksik, ökosüsteemi digikaksik. Aga praegu on siis taotlus esitatud, vaatame, kas rahastus ka järgi tuleb. Siis merekatsealade kontseptsioon, et ilmselt ka Hiiumaale huvi pakkuv asi, et kas ja mis tingimustel ja kus ikkagi me neid erinevaid katsealasid peaksime tekitama, mis peaks olema see toimimismudel, et see täna meil on mereala planeeringus ainult üks innovatsiooniala jutumärkides, aga me peame läbi mõtestama, sest see on üks rohepöörde ka võti, aga mitte ainult rohepöörde, vaid ka uute tehnoloogiate katsetamise vaates ülimalt oluline, et meil sellised alad oleks ja läbi mõeldud selge õigusraamistikuga. Mõte on ka seal siis seda õigusraamistikku lihtsustada, et me päriselt ikkagi ei takerdu selle taha, et me 7 aastat midagi menetleme. Ja taustal on ka laevade uuendamised käsil, et sellest on meediast ka palju räägitud, ma siin pikemalt ei peatu ja ei saa üle ka ümber ka varilaevastike teemadest, mis on meie igapäevase laua peal, et paraku seal selliseid kiireid lahendusi ei ole, küll on päris palju viimasel ajal hakanud selle rahvusvahelise tasandil see teema nagu päevakorda tuleme ja loodame ka sealt mingeid lahendusi saada. Et tuleb lihtsalt arvestada, et rahvusvaheline mereõigus ei luba meil nii lihtsalt neid kõike siit platsi puhtaks teha. Et siis peabki mõtlema, kuidas väljaspool seda raamistikku seda saaks teha. Jah, aga lihtsalt väike ülevaade ka, et me oleme neid laevu kontrollinud, et tegemist, kui tihtipeale varilaevastiku teemal nagu räägitakse, et on tegemist tohutute romudega, siis tegelikult statistika seda ei kinnita. Viisime suve läbi siis kontrollid, inimesed käisid meil pardal ka ja 153 kontrolli kindlustuse puhul siis 102 olid korras, ei reageerinud 51, mis oli ülimalt positiivne reaktsioon, et laevad on koostöö valmis. Ja nendes 51 laevas siis parduti 7 ja ühel puhul siis tõesti keeldus kapten pardale lubamast ja seal oligi siis kindlustus puudu. Et laev lahkus ka järgmisel päeval tegelikult siis Vene vetesse ja esitas nädal aega vabatahtlikult kõik dokumendid ja päev pärast seda, kui ta oli kõik dokumendid, kus ilmneski, et kindlustust ei ole, tegi juba uue kindlustuse, esitas selle ilusti ka meile. Ehk siis teatud mõju nendel kontrollidel täitsa oli.
ja statistika järgi ongi tegelikult ilmselt see 1/3, kes ei reageerinud, enamik ikkagi omab kindlustust ja on ka tehniliselt enam-vähem korras, aga see ei tähenda, et nüüd ühtegi laeva ei ole, mis päriselt on keskkonnaohtlik ja sellises konditsioonis, et seda ka kindlasti välistada ei saa. Aga see ei ole nagu selline suur teema, et statistika täna ei toeta, et nad on suured romud ja väga suure keskkonnaohuga. Ja lõpetuseks siis riik, mis avaneb merele, ei saa olla väike riik ja ma arvan, et see kehtib ka Hiiumaa kohta, et Hiiumaa ei ole küll väike saar, aga ikkagi, kui me nagu ise oleme avatud ja aktiivselt tegutsema, siis kindlasti saab ka merendust maailma viia ja kui senikaua, kui meri on avatud, siis kõik võimalused on samamoodi avatud. Aitäh! No tegelikult on nii, et on veel 20 minutit sul esituse lõpuni aega. Ja siis saab küsida. Ei ole kellelgi. On üks käsi? Ja. Aare Vabamägi olen mina. Selline tunnetus on, et hästi palju on teil Euroopast tulevaid juhiseid ja teksti on kohutavalt palju ingliskeelsena, et kas sõna retrofit on eestikeelne sõna? Või mida see tähendab? Retrofit ei ole kindlasti eestikeelne sõna, see tegemist ongi laeva ümberehitamisega ja süsteemide kas siis kaasajastamise, see võib olla ka ühe konkreetse laevasüsteemi kaasajastamine, võib olla tervete erinevate süsteemide väljavahetamine ja kõike muu, et ta on üsna lai termin. Mul on võib-olla siis see küsimus, kui keegi veel mõtleb oma küsimust, et siin oli slaidi peal ja jutus käis ka läbi, et merendusvaldkonda reguleerib 11 erinevat ministeeriumit, et mismoodi selles mõttes üldse on võimalik tegutseda, kui ma mõtlen juba ministeeriumi tasandil, et kui on midagi vaja kooskõlastada või mingisuguseid regulatsioone teha, siis tundub, et see on nagu advokaatide kohta, et 11 ministeeriumit ja 12 arvamust. No nii ta kipubki olema, et see on üks suuremaid väljakutseid, mis on ka võib-olla ühine nimetaja, on see, et merenduskompetentse kindlasti 11 ministeeriumis ei ole, olgu, et kohustused on. Ja see on ka see, mida me merendusreformis tahame adresseerida, et selle teadlikust merendusest ja selle toimimisest ka püsivalt ametnikene viia. Et see on suur väljakutse ja kui vaadatagi riiklikke avalikke teenuseid ja merendusega seonduvalt, siis kui vaadata nüüd iga ministeeriumi ja asutust eraldi, siis justkui nagu toimivad, aga sinna kogu süsteemi on ära unustatud see klient, ehk siis tavainimene, kes selles opereerima peaks. Ja kui sa pead ikkagi asju ajama 11 ministeeriumiga või siis 18 allasutusega, siis see ilmselt on, ja ma arvan, et paljud on ka seda tunda saanud, et see on problemaatiline. Mina kuulsin eile sellist väidet, et varasema nimega kliimaseadus, mille nimi nüüd siis on kliimakindla majanduse seadus, mis vist läbis kooskõlastusringi äsja. Et selles dokumendis merd ja sadamaid ei ole niimoodi otseselt või väga üldse nagu puudutatud. Ja kliimakindla majanduse seaduses merendus täna positsioneerub samamoodi väga mitmete alamkategooriate alla. Üks on siis ka meretransport ja meretranspordi puhul on siis näiteks riigisisene parvlaevaliiklus läheb koos maanteetranspordiga kõik kokku. Ehk siis kõik need eesmärgid, mis on Euroopast tulnud ja Eestile pandud, see on siis jagatud jõupingutuste määruse alusel, see hõlmab siis ka meretransporti näiteks, et ta on erinevates kategooriates selles mõttes ikkagi olemas seal. Me räägime meretranspordi kasvust kui paratamatust suurusest või protsessist. Kas ratsionaalse korraldusega me võiksime meretranspordi kasvu vähemalt pidurdada, et ei peaks ühte asja edasi-tagasi vedama mööda merd ja sellega hoidma turvalisust, sellega hoidma keskkonda. Et millised need protsessid, et ratsionaalse ülemaailmse majanduskorraldusega vähendada meretranspordi kasvamist. Ja aitäh küsimuse eest, et täpselt nii ongi tegelikult meie igapäevane tarbimine. See on tegelikult see võtmesõna kõige laiemas mõttes. Kui me tarbime, see tekitab ka nõudlust transpordiks. Ja täna, me peame muidugi ka sinna juurde nüüd täna panema ka geopoliitika, mis kardinaalselt kõiki neid mereteid on ka täna mõjutama hakanud, on see siis huutide rünnakud, kus kõik sõidavad täna isegi ümber Aafrika, mis on 3/3 võrra pikem tee kui Suessi kanali kaudu.
see kõik omab oma efekti ja kui me ikkagi oma tarbimist ei piira, siis ka meretransport kuskil nagu kokkupoole ei lähe. Küll on jah, laevade ja logistikahelate efektiivistamiseks on täna väga palju võimalusi, saab paremaks teha, aga samas, kui me vaatame ka seda sama pilti, mis siin Soome lahes avaldus, siis need laevad, kes täna seisavad ja ootavad järjekorda, et Vene sadamatesse saada, neid on seal 40-50 tükki. See näitab seda, et ühelt poolt justkui arenenud riigid, kes mõtlevad oma logistikahelade efektiivsuse läbi, liiguvad sinna suunas, aga samas on see 50 laeva näitab ilmselgelt selle nõudluse ja pakkumuse ja ebaefektiivsust, mis täna selle Vene nafta transportimisega toimub. Ja see ilmselgelt ei ole ka täna Venemaa prioriteet üldse seda efektiivsust seal teha, sest need kõik tankerid, 50 tükki sisuliselt, ootavad siis seda, et nad saaks Vene nafta kätte. Ja see on täna teenindab Vene naftat circa 23% biomahust. Ehk siis seda võib aimata, mis see nagu mõju on ka keskkonnal selles vaates. Aga tarbimine, sest on ka näiteid ju, kus siis seni siis need globaalsed ahelad on sellised olnud, kus Šotimaal püüti krevetid kinni, külmutati ära, viidi Hiinasse, kooriti ära ja toodi tagasi. Et see on senised kõik meie tarbimine, kogu see maailma majanduse kord, et see paraku on nii olnud, aga see kõik on nüüd täna pea peale keeratud tänu geopoliitilistele pingetele. Ehk siis kõik on muutunud. Mina tahtsin ühe täpsustava küsimuse küsida, et te ühe slaidi peal näitasite vajaliku katseala, et kas te saate rohkem avada, et millega seal katsetatakse või mida katsetatakse? Me täna ei ole konkreetseid, mis on probleem, et meil on täna mereala planeeringuga pandud majandusvööndisse üks katseala kindlate parameetritega. Täna on ülikoolid ja ettevõtjad huvitatud sellest, et nii erinevaid siis rohetehnoloogiaid katsetada, erinevaid võib-olla vesiviljeluse variante katsetada, et kui täna sa üritad midagi teha, siis sa pead sisuliselt kogu selle pika protsessi läbima, aga kui meil on nagu väga selgelt kindlaks määratud katsealad kuskil kindla eesmärgiga ja seal kehtib ka võib-olla lihtsustatud kord, siis on võimalik ka tehnoloogiate arengule kaasa aidata. Ja täna arendatakse Eestis näiteks on autonoomsed veesõidukid, allveerobotid, biorobootikakeskus kindlasti, ka vesiviljelusega ma tean, et otsitakse võimalusi ja ka meretuulega, et need on kõik need võimalused, mida katsealad peaksid hõlmama ja me plaanimegi siis selle uuringu ja kontseptsiooni kokku panna ja kaardistada ära, mis need vajadused täpselt on, et mis on ülikoolide vajadus, mis on ettevõtete vajadus, mis on ka võib-olla riigi enda vajadus, et pannagi kokku see terviklik nägemus seda. Ja teistes riikides on see täitsa olemas, oleme käinud ka vaatamas neid katsealasid. Osad on siis sellised, mis on lihtsalt plats keset merd, teiste puhul on seal ka infrastruktuuri rajatud ja nüüd ongi see, et mis on tegelikult Eesti vajadus selleks. Küsin nüüd veel lisaks, et kas teil on mingid kindlad piirkonnad juba nagu sihikul ka või see on veel kõik lahtine? Me oleme nii palju, kui me oleme erinevad osapooled on ka pöördunud selle teemaga meie poole, siis vajadus on olnud nii erinev, et mõnede puhul on oluline, et ta on kuskil selle linna lähedal, kus on ülikool näiteks teeb mingisuguseid arendusi. Teiselt poolt on ka meretööstusel olnud huvi, et ka kuskil lähedal asuks, aga me ei olegi nagu teadlikult seda veel paika pannud. Me tahamegi teada, mis on ikkagi see lõplik vajadus ja ootus. Võib-olla ongi see, et ongi ainult üks plats kuskil merealal ja kui kellelgi on nagu eri huvi ja soov olla, siis me kaaristamise käigus niikuinii sinna jõuame, et saab siis ka märku anda, et kui on nagu mingid mõtteid selle koha pealt. Kas on veel küsimusi? Meil on aega veel küsimusteks, jaa. Aitäh. Georg Linkov olen mina. Küsimus selle bürokraatia kohta, et kuna ma ise olen viimasel 6 aastal selle meremajandusega nagu tihedalt kokku puutunud ja täheldanud, et teie majas ministrid vahetuvad piltlikult nagu 2 korda aastas. Ja iga kord, kui sa lähed, siis sul on jälle uus inimene istub ja sa pead hakkama kogu juttu algusest peale rääkima. Ja praegu hetk tagasi te ütlesite, et kuna see kooskõlastamisring on 11 ministeeriumi vahel ja pooltel ei ole puutumust, aga kooskõlastama peab ja nii edasi.
et nüüd ma saan aru, et teie enda järgmine positsioon on asekantsler tõenäoliselt. Et juhul, kui see nii oleks, et kas teil üleüldse oleks mingi lahendus, et kuidas näiteks kuidas ettevõtjad ja siis keskkonnakaitsjad ja siis ametid saaksid omavahel kogu seda bürokraatiat nagu vähendada, menetlusaegasid vähendada, kiiremini öelda jah, kiiremini öelda kardinaalselt ei, et oleks mingi selgus, sest praegu ellu jäävad ainult need, kellel on nagu meeletu visadus. Sest sinna kulub aastaid, seal inimpõlved vahetuvad ja ikka ei tule sellest teie majadest nagu otsuseid. Et kas teil endal oleks mingi lahendus, kui te oleksite sellisel positsioonil, et te saaksite midagi muuta? Ja see on ka meie igapäevaelu, et kuna tõesti ministrid vahetuvad, et ei ole ühte eelarve aastatki, et ega meie alustame samamoodi selgitamisega. Mis on merendus, kuidas see käib ja merendusreformi käigus me tahamegi seda teha. Me võtame terve klotsi lahti ja tuleme ka siis turuosaliste juurde ka samamoodi, mis teenuseid vaja on ikkagi, sest see, mis on 30 aastat nagu ise sisuliselt tekkinud, et see ei ole enam ilmselgelt täna adekvaatne. Nii palju muutusi on toimunud, me peame selle kõik panema nagu kliendi vaates kokku, nagu ma ütlesin ka, et täna on selles rägastikus klient ära unustatud, ehk siis see tava meie inimene on ära unustatud ettevõtja. Et see ongi see mõte, et me analüüsime läbi ja paneme need klotsid uuesti kokku ja ma näen, et sellega tuleb tegeleda puhtalt juba sellepärast, et meil tuleb ka rahvusvahelise regulatsioone peale ja kui me jätkame samamoodi nagu täna on, siis me ei majanda seda üldse enam ära. Et sellepärast tuleb ikkagi neid samme astuda. Täna planeerimisseadusega juba tegeletakse, et seal, kui kellelgi on ikkagi ettepanekuid, siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi inimesed sellega täna, nemad on see vedav asutus ja neid läbirääkimisi peavad, et kindlasti soovite nendega ühendust võtta. Aga tulevikus ma näen, et igale ministeeriumile kompetentsi ei olegi mõtet tekitada, tuleks konsolideerida mingid teemad ikkagi loogilise klotsina ühte kohta, aga muidugi kõike ei saa, et see on ka selge. Aga sellega tuleb tegeleda ja seda tuleb nagu põhimõtteliselt ikkagi lahti võtta. Aga kas ja kes seda merendusreformi peaks nii-öelda eelkõige eest vedama, kui tuua siia kõrvale see, et mõned aastad tagasi ja pikki aastaid koostati metsaseadust ja siis, kui see nii-öelda valmis sai, siis tegelikult see lasti kohe nagu põhja. Ehk et ikkagi oli ta nii ära hajutatud ja ei sobinud ühele ja teisele poolele, et kas sellise merendusreformiga, kui ei ole sellist ühte ja konkreetset eesseisjat, ei ole oht samaks? Täna meie oleme olnud need julged, kes selle on siis käivitanud. Ma olen täna terve suve jooksul iga ministeeriumiga eraldi kohtunud, rääkinud seda mõtet. Õnneks täna see tundub, et ikkagi see soov on ka teistel ministeeriumil seda asja nagu lahendama hakata, aga ei saa välistada, et kas poliitiline olukord muutub või midagi muud, et see lõplikult ka päris selleni jõuab, mida meie nagu planeerime. Et seda nagu kindlasti ju garanteerida praegu ei saa, aga me peame olema siis julged, kes seda eest veavad ja viivad edasi, et me oleme praegu paljudes teemades võtnud selle eestvedamise teema, mis võib-olla isegi ei ole alati meie poliitika kujundamise fookuses, aga samas me näeme, et need teatud pusletükid avaldavad just meie tööle kõige suuremat mõju. Näiteks üks on siis meremeeste ja laevaomanike vaheliste läbirääkimiste vahendamine, kus justkui see ei ole meie poliitika kujundamise teema, samas ta takistab väga oluliselt meremajandust, kui me ei suuda neid kokkuleppeid osapoolte vahel ikkagi saada. Et tegelikult peaks tegelema sellega tööala valdkond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Et paraku on, et kui meie tahame merendust arendada, siis me peame ka olema need eestvedajad. Aitäh, Mereakadeemia üliõpilane Jaana-Martin Ots, et minul selline küsimus, et sa mainisid, et see valdkond on kasvav ja tulevad uued teemad ja uued erialad, et kas ja kes peaks läbi mõtlema selle tuleviku tööjõu vajaduse, et neid inimesi juba praegu hakata koolitama ja ette valmistama, et siin Hiiumaal on hetkel päevakorral üks õppeasutuse küsimus, kus ka tegeldakse merevaldkonna spetsialistidega, et kas see on Kliimaministeerium, Haridusministeerium või veel keegi muu, kes peaks mõtlema selle peale, et kuidas meie kasvav merendus on tööjõuga kaetud, ütleme siin poole või terve põlvkonna pärast. Aitäh!
Jaa, et siin jälle nii ja naa küsimus, et hariduse teemad on haridusministeeriumi poliitika kujundamise sees, aga meil on, täna oleme ka ülikoolidega suhelnud, et see merehariduse reform on kindlasti vajalik ja sellega tuleks edasi liikuda. Küsimus on lihtsalt see, et kõige korraga päriselt ei jõua, et kui näiteks see retrofit hub või laevade ümberehituskeskus, kui eestikeelselt nimetada, kui seda ikkagi käima panna, siis ressurss läheb täna sinna ja täna ei ole nagu kõige korraga võimalik ja ei ole ka mõistlik kõike korraga avada, aga kindlasti selle reformiga ma näen, et mingi hetk me tõsisemalt tegelema hakkame, sest on ka selge, et teiste ministeeriumitel väga palju huvi nüüd just kõige merendusteemadega tegeleda ei ole või vedada vähemalt seda. Aga see võtab aega, me katsume täna selle merendusreformi ehk siis selle baasi nagu korda teha ja siis liigume sealt edasi, et muud varianti praegu ei ole. Selline mõte, et mis te arvate, kuidas saaks rohkem Eesti laevu Eesti lipu olla, et laev on, aga lipud on valed? Jah, see on hea küsimus, aga vastus on tegelikult võib-olla lihtsam, et me ei tohi ära unustada, mis mujal maailmas toimub. Et me peamegi ühtlustama oma tingimused ülejäänud maailmaga, siis me oleme loonud baaseeldused ja kui me suudame siit ühe sammu veel edasi astuda ja pakkuda midagi veel, siis laevad lipu alla ka tulevad, et see ongi puhtalt see sama riikide vaheline konkurents ja riikide vaheliste tingimuste ühtlustamine, et kui täna seda väga palju tehtud ei ole, aga meil 2026 on plaanis siis tulla ka uue paketiga välja ja see sama näiteks registrite teenus, mis täna on tegelikult 4 ministeeriumi, laevaregistrid täna on 4 ministeeriumi all, et vaene klient, et see natuke nõuab tõesti, see on problemaatiline ja tegelikult siin meil on õnneks ka kokkulepe nüüd olemas, et me toome need registrid ühte asutusse ja sealt saab ka selle kliendi vaate päriselt sisse panna, et klient siin ära jupuks, sest see on esimene kontakt laeva omanikul riigiga ja kui see nagu läbi kukub, siis sealt laeva enam ei tule. No nii, ma arvan, et me oleme selle aja ilusasti nüüd täis rääkinud. Ütleme aitäh ja kohtume uuesti päeva teises pooles, kui meil tuleb ka paneeldiskussioon. Nii et